nii ja hei ja tere ilusat õhtut sulle ja täna on meil siis esimene kõne siin 3 sarjast, mis on märtsikuu tervenduskõned. Anna mulle ka teada, kas sa oled varem nendel kõnedel osalenud ja võib-olla sa olid eelmine kuu siin, on ju? Jah, nii et anna mulle julgelt teada, kas see on sul esmakordne kogemus, tuled varem juba nii et sa võid julgelt ka anna oma kaamera sisse, mikrofoni ära pane, sellepärast et ma hakkan rääkima veel, on ju, ja siis ei ole seda krõbistamist nii palju. Aga julgelt siis pane mulle chati, ütle lihtsalt, kas sa oled varem käinud. siis ma umbes tean, kui paljud teevad siin täiesti uued, et kui sa oled täiesti uus, siis kirjuta, olen täiesti uus. Ma räägin natukene siis seda üldist asja, mis me siin teeme. Ja minu nimi on Heidi Plumberg, ma ilmselt sa tead, sest muidu sa ei oleks siin. Ja kõige olulisem asi on see, et ma tõin endale ka suure kannutäie vett siia. Mine ka, kui sa oled kodus, mine too köögist endale vesi kõrvale ja sa võid kohe juua vett, sellepärast et vesi on vajalik, on ju. Ja vesi on ka vajalik selleks, et sul pärast oleks hea olla. Nii, et see tähendab seda, et kui ei olnud palju vett, siis su keha ka puhastub, on ju. Ja ma korra vaatan, et kellel on siin mikrid sees, siis olge head, pange mikrid välja, jah. Siis on kõikidel lihtsam. Okei. Ja täna siis üllatus, ma laupäeval sünnipäev, nii et ma teen see nädal siis esmakordselt siis märtsikuus sellist 3 sessiooni on, nii et täna võib-olla sa ei saa lõpuni olla, pole midagi, tule vali teine aeg, jah. Nii et ühe teeme veel homme ja ühe teeme esmaspäeval, nii et erineval aegadel on need ajad. Ja miks ma panin erinevatel aegadel, sest erinevad inimesed saavad erineval ajal tulla, on ju, jah. nii et võib-olla sa oled päeval väga tegus ja siis sa ei saa hommikuti päeval tulla. Aga alustame siis pihta ja aitäh kõike juba ette õnnesoovide eest, jah, aga sellega on veel selle kiire asjaga veel aega, on ju. Nii et alustame siis võib-olla sellest, et ma räägin üldse, kuidas sa saad paremasse kohta, kui sa tunned, et asju on liiga palju, sul on kuskile kogu aeg kiire, sa tunned, et sa ei ole nii heas kohas, kui sa võiksid olla, eks ole. Siis esimene asi on, kui sa oled siin uus, siis ma natuke räägin, sest siin on palju uusi, jah. Siis on vaja siis selle tundega tegeleda, on ju. Oled nõus minuga, et see mõte ei aita, kui me see mõtte teemal teeme, vaid pigem siis täna tegeleme siis sellega, et esimene etapp on see, et sa pead saama enda sisse nii-öelda oma energias sellesse kohta, kuidas sa nii siis leiad selle tunde, mis seal taga on. Nii et võib-olla teemegi sellise esimese harjutuse, et kõigepealt lihtsalt lõdvestu oma keha, sa võid silmad kinni panna, ei pea panema. Lihtsalt hinga sisse ja tuleb oma kehasse nagu kohale. Lihtsalt jälgi oma keha, et kuidas su keha ennast tunneb, on ju. Ja kuidas su keha ennast tunneb ja lihtsalt tunneta seda tunnet, on ju, et tuleme lihtsalt korraks kohale siia. Jah, ja see kohale tulek on siis täiesti rahulikult omal viisil lihtsalt. Hinga rahulikult ja lihtsalt lõdvesta, et lase kogu see päeva kiire mööda ja luba sellel kõigel siis just aitäh sulle. Luba siis kõik tulla, nii et tunneta oma keha ja jälgi natuke, mis su keha ja hingamine teeb. Ja lihtsalt too ennast natuke siia hetkesse tagasi, kus sa praegu oled. Ja luba endal siis lihtsalt lõdvestuda, jah. Ja märka, mis tunded su kehal on, võib-olla sul on kuskil, ma ei tea, kurk valus, kellelgi see on kurk valus, võib-olla sa tunned lihtsalt, et oled nii väsinud, tahaks magada. Märka oma keha istinguid, jah. Nii et see on esimene etapp igasuguse stressi leevendamise juures. Et sa üldse nagu tunnetad oma keha ja lubad endal olla selle kehaga koos. Ja märka ka oma emotsioone, tunded, mis sul praegu on, et mis iganes tunded sul on, sa võid lihtsalt neid märgata, ära neile hinnanguid anna, eks ole, et see on nüüd halb ja see on nüüd hea tunne, on ju. Lihtsalt vaata ja jälgi ennast, et võib-olla sa saad selle tundele isegi nime panna. Nii et sa võid seda
tundele ka nime panna, see ei pea olema mingi, eesti keeles on väga vähe nimesid tundeid, olete minuga nõus, et võib mulle chati panna, on ju, et päris vähe nimesid on tunnetel. et inglise keeles, saksa keeles on tunnetel nimesid oluliselt rohkem. et sa võid täitsa ise nimetada oma tundeid, kuidas sa tahad. ja tule tagasi, ma võid lahti teha. jah. ja sa võid siis natuke tunnetada ka, et kui hästi sa enda meelest ennast tundsid, et pane 1-10, et 1, et mitte nii väga hästi ja 10 on see, et sa tundsid ennast väga hästi. et kui palju sa märkasid siin seda, et millega sa rahul ei ole, eks ole, et kui palju sa tundsid seda, et muremõtted on, stressimõtted, mida iganes sa tundsid, et pane mulle siis chati seda, et mis numbrid sul seal hetkel siis tulid, et anna enda olekule praegu lihtsalt iseenda jaoks ja pärast seda me saame siin sessiooni lõpuks vaadata, mis see number on muutunud, sest täna me hakkame seda numbrit muutma, on ju. nagu ma lubasin, siis ma siis aitan sul seda tunnet oluliselt muuta. nii et pane mulle number ka, et kui hästi sa tunned, et see, mida kõrgem number, seda paremini sa ennast tunned, on ju. ja sa tead seda vist imehästi juba, et oluline on tegelikult tunda ennast kogu aeg hästi, on ju. et paljud asjad, mis elus on stressi valmistavad, ei ole isegi sinuga seotud, on ju. Need on kuskil väljaspool sind, on ju, need tegurid on väga paljud sellised, mida sina ei saa muuta. ja ütle mulle, Jaa, kui sa saad sellest aru, et väga paljud asjad, mis sulle stressi võimendavad, on siis sellised, mis ei ole otseselt sinuga seotud, vaid kellegi teise inimesega, teiste inimestega, ütleme nii, jah. nii et see on esimene arusaamine, et kas need on siis sinu enda teemad või on need seotud kellegi teisega. ja sa võid ennast liigutada ka, kui sa tunned. ja pane mulle see number siis siia, mis number sul tuli. ja siis ma saan sind natuke jälgida ka energias. ja kas sa tead, kuidas oleks tunda ennast 10? jah, ütle mulle ka, kas sa tead, jah. nii et pane mulle see ka, et kas sa tead, kuidas see 10 oleks sinu jaoks. oled sa kunagi olnud 10? jah. nii et tõesti väga-väga heas kohas enda jaoks, jah. nii et rõõmurulli nagu räägid. et sa, mis on sinu jaoks 10, et minu jaoks on 10 see, kui ma ei ütleks, et ma nüüd otseselt rõõmurull olen, aga ma olen selline väga selline rahulik, jah. mul kuskil ei ole, kehas ei ole mingit raskustunnet, ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast rõõmsana. ja ma olen valmis uusi asju alustama. jah, see on 10 minu jaoks, et kui sa ei tea, kuidas 10 on, siis sa pead mõtlema enda jaoks välja, mis see sinu jaoks see 10 oleks, on ju, muidu väga raske on saada sinna kohta, kuhu sa ei tea, kuhu sa tahad minna, on ju. me peaksime ikkagi teadma ju, kuhu me tahame välja jõuda, on ju. nii et võib-olla see ootused ka selle 10 suhtes on võib-olla see, et see oleks selline eufooriline selline high tunne, on ju, aga mida mina nagu omalt poolt soovitan, olles töötanud nii paljude klientidega siis viimase 17 aasta jooksul, siis ma julgustan kõikidele püüdlema rahu poole enda sees, on ju. nii et mitte üles-alla, on ju, kogu aeg käia, sest mitte see ei väsita ainult sind ära, et sa kogu aeg üles-alla oma skaalal käid, vaid see väsitab ka su lähedasi ära, jah, oled nõus minuga? nii et ütle mulle jaa, kui sa oled nõus, kui see kõnetab sind. nii et see on siis tõesti võib-olla minu ettepanek sulle, et sa taotleksid täna ka sellist rahutunnet enda sees. ja mitte niivõrd seda eufooriat. jah, sest eufooria on tegelikult ärevus, jah. nii et ärevus ja elevus on täpselt samad tunded, on ju, jah, nii et ma julgustan sind täna töötama selle nimel, et see tunne, mis sul praegu on, jõuaks siis sellisesse kohta, kus sa oled rahuseisundis, jah. ja see teeb su elu palju-palju lihtsamaks. ja eufooria on väsitav, jah, väga väsitav. ja tõesti, ma vaatan, kellelgi on mikker sees, krõbistab, aga ma kohe tuvastan selle krõbistaja üks hetk. Kristin on siin, jah, ma panen su mute'i peal, Kristin. nii, aga alustame siis pihta, et sa said selle tundega nüüd ühendust, on ju.
ja see võib ka täiesti, sa saad aru, et mis need, mis kohas, kus kohas see tunne sul on, annab ka hästi palju su kehalt infot, on ju, et mis mõttes see tähendab siis seda, et kui sa nagu märkad, et kus kohas see on, kas see on su õlgadel, on su kätes, on sul mingi valuaisting siin kuskil kellelgi kehas, raskustunne mingis kehaosas, et sa võid täiesti vaadata ka, et kas sa tunned mingis kehaosas seda raskust, sest see annab ka hästi palju infot energiast tegelikult sulle endale. Et sa saad aru, et okei, et kas ma tunnen, et mul on mingi raskus peas või on kehas, on ju. Et mida rohkem sa selle kohta siis õpid, selle tunde kohta, mida rohkem sa seda tunnet kirjeldad, seda olekut sul on, seda parem on ju. Sest me tahame seda emotsiooni, tunnet, seda olukorda, mis su elus on, mida rohkem sa oled detektiiv selles osas, on ju, mida rohkem sa oled uudishimulik selle imeliku asja suhtes, siis seda kiiremini see on võimalik siis tervendada. Ehk siis sina ise saad tervendada, mina sind ei tervenda, mina võin aidata kaasa, et sa julged ennast tervendada, aktiviseerida, et sa julged oma tunnetada oma, isegi ma tunnen, keegi tunneb väga sellist meeleheidet, on ju, ja päris madalad emotsioonid ka, on ju, et siis võime seda teha, nii et et sa võid tunda, kus kohas oma kehas sa kõige rohkem tunned, et see on ka hästi palju, su keha annab hästi palju sõnumeid, on ju, et keha haigused ei ole ka juhuslikud, on ju, need on kõik hingesõnumid, mis sul läbi keha tulevad. Ja võib-olla siis see ka, et ma küsisin ka täna natukene meilis, kui sa nägid, et siis ette, et mida sa siis sooviksid, et kui see keegi soovib siin modell olla, sa võid mulle kirjutada siia Messenger või mitte Messenger, jah, Zoomi chati, et sa tahad modell olla. Et eelmisel kuul oli meil ka see 3 kõnet ja mida ma julgen öelda, et need, kes olid modellid, neil oli siin päris suured läbimurded ja need, kes on natukene arakesed, ei julge nagu rääkida ja videos olla ja neid on ka päris palju täna, on ju, siis nemad saavad ka kasu, on ju. Nii et tegelikult on see ka, et ma ei tea, kas mõni modell on täna kohal ka, kes eelmisel korral oli, ma Riinat korra nägin, aga ma ei tea, kas sa, Riina, oled siin ka, sa võid täitsa chati panna, kuidas sa ennast tunned. Et see modelliks olemine ei kohusta siin midagi, aga siis sa pead arvestama seda, et tõesti, et ma juhendan sind ja palun kaasa teha ja sul peaks olema siis selline vaikne koht, kus sa siis nagu viibid, on ju, nii et ei tohiks olla siis kisa kõrval ja hea internetiühendus ja kindlasti mitte autoroolis, on ju. Nii et need asjad võivad siis olla. Ja et nüüd sa võid, Riina, kirjutada, kuidas sul läinud on vastavalt. Eelmine kuu oli siis ka need kõned. Aga alustame siis pihta ja niikaua, kui keegi siin modell tahab olla, on ju, siis võite veel julgelt panna, sest ma valiksin sellise modelli, kes on kõikide nii-öelda, ma tunnetan nagu, et kes on kõikidel nagu kasuks, selline modell, on ju. Et tegelikult sellised sarnased asjad võivad tulla. Ja siin ei pea üldse kartma, et oh, ma olen esimest korda kõnel ja ma tahaks modell olla, sest see ei ole midagi ohtlikku, mida me teeme, lihtsalt tunnetame su keha, leiame, et mis see keha olukord ütleb sulle, mis on see keha sõnum sulle. Nii et ükskõik, mida sa soovid, siis tegelikult saab lasta siis kehal minna, et kehast vabaneb see energia, see kõik, see muutub, siis sa tunned ennast hoopis teistmoodi pärast, on ju. Nii et selline tore asi on siis täna võimalik. Nii, aga siis tunne oli palju kergem, Riina kirjutab väga hästi. Nii et see on jah, et igasugune emotsioon on siis, kui sa tunned ennast raskesti, mures, stressis ja nagu ma ütlesin, väliskeskkonnas on meil kogu aeg siis selliseid tegureid, on ju, mis siis teised inimesed, on ju, ma ei tea, abikaasa, elukaaslane, sõbrad, lapsed, lapselapsed, kellel keegi midagi on, ma ei tea, poliitikud, Ukraina sõda, kõik asjad ärritavad, on ju, meie asukoht siin Eestis, on ju. Need kõik on ärritajad ja noh, tegelikult need ei ole nagu need välised ärritajad tegelikult peegeldavad sulle sinu enda ärritust sinu enda sees, jah. Nii et selline asi, siis me saame selle ka lahti lasta, nii et nad enam ei ärrita, jah. Nii et väga hea. Nii et võib-olla siis
Ja ma näen teid ilusti siin, kes te siin olete ja Kairit, aitäh, mina olin vabam ja enesekindlam peale eelmist korda. Ja Maris on ka siin eelmine korra modell, näed, kõik on modellid kohal täna, aga Juss oli ikka tore võimalus eelmisel korral. Soovitan kindlasti kasutada võimalust modellil, annab väga suure muutuse ja mõju. Aitäh, Maris. Nii et see ei tähenda, et eelmise korra modellid ei või olla modellid, sellepärast et ma ütlen, et ma tegelen oma teemadega ikka siiamaani, on ju. Nii et selles mõttes need ei ole needsamad teemad, et mingid uued teemad tulevad, on ju. Nii et mul on ka uued etapid ja uued asjad, need lapsed kolivad kodust välja ja igasugused huvitavad asjad. Aga ma võtan siis järjest, et vaatame siin, kes siin esimene on. Esimene on Urve, ma vaatan, Urve on kõige julgem olnud, kohe kirjutan, et soovin modellile, et vaata Urve, kas sul läheb, saad sa võtta video endal mute'i pealt maha ja hakata rääkima, vaatame siis, mis teema sul tuleb. Ma olen täitsa üllatunud, sest iga kord, iga kõne on endal hästi erinev. nii et hei. ei, mul juba mingi protsess käib, et nii luksumine käib, et Oh, no väga hea. Aga räägi mulle siis natuke lähemalt, et mis me täna teeme? ma tahaks oma silmi natuke parandada. Räägi palun mulle. et käisin silmaarsti juures ja siis öeldi, et mul on glaukoom ja see on nüüd väga äkki tekkinud. Mhm. et füsioterapeut mulle ütles ka, et see on minu enda nagu peegeldus, et mida ma ei taha näha, et siis keha hakkab nagu näitama, et ma ise nagu selle peale prauh ei tulnudki siin paar päeva tagasi. Mhm. Et kas Ja. oleks võimalik seda nagu parendada või Mhm. muuta või mida iganes, et silmarõhk pidi olema väga kõrge Jaa, ma saan täitsa aru sellest, aga see ei ole päris selline 15-minutine asi, mida me mm.. siin praegu teeme. On ju, sa saad aru, et see on nagu selline suurem sessioon, ütleme siis nii privaatne. Et, okei. et seda päris selliseid suuri asju ma praegu siin ikkagi teha ei saa. Et pigem me tegeleme praegu sellega, et kui sa mõtled selle, me saame selle tunde peale, su tunde kaudu muuta, et mis sul number oli, mis sa siia panid endale? Mul oli 3. 3 oli, et nii halvasti ja see asi nüüd muutub, see on jah, see tunne, jah? jah. Et täna me teeme ikkagi see stressi lahtilaskmist ja Mhm. lubada sellel muutusel nagu tulla, selles mõttes, et mis ei tähenda seda, et kui me seda teeme, et siis see asi ei võiks laheneda, on ju, on ju. Aga mida rohkem me nagu selle teemaga nagu ketrame peas ja ennast halvasti tunneme, siis see tähendab seda, et see asi ka ei lähe paremaks. Sul nüüd kadus mikrofon ära või, Urve? Et ma ei kuule sind. Tundus Jah, jah, vahepeal läks kriips peale. jah. Nii et ma vist panin kellelgi, kel lapsed rääkisid taga, panin kinni ja siis kogemata läks sul ka. Nii et see ei tähenda, et me ei saa seda paremaks teha, aga no ma ütlen, et see glaukoomi teema ja üldse need teemad, mis on nagu need suuremad teemad, need ei ole päris see 15 minutit või 90 minutit sessiooni, on ju, see on natuke pikem teema. Mhm. aga me saame siit absoluutselt tegeleda sellega, mis tunde see sulle teeb, sest teistel inimestel, kes siin kõnel on sarnane tunne. vot sellepärast meil need tervenduskõned on, et me tegeleme nende emotsioonide ja selle stressitundega, mida paneb tundma siis see olukord sind. Nii et kui sa nagu tunnetad seda kohta, kus kohas sa tunned seal oma kehas seda tunnet, mida sa praegu siin 3 panid. Ta on siin üleval maos, on niisugune väga niisugune suruv tunne ja niisugune ebameeldiv minu jaoks. Ei. Et mis nime sa sellele paned, et kõik, kes seda kaasa teevad, sa võid omaette ka nagu enda tundega nagu ühendust saada ja mõelda, et mis nime sa oma tundele paned. Et sa võid selle endale paberile kirjutada, kui sa tahad, või siia chati. Aga Urve No ta ütleb meenutab mulle seda täispuhutud õhupalli. okei. Ja kas see tundel oleks mingi nimi praegu, mida sa, kui sa tunned seda tunnet, on ju, kuidas see tunde nimi oleks siis, et kas ta on, mis see tunde nii-öelda, noh, ilmselgelt ta ei ole mingi rõõm või õnnetunne, mis selle tunde nimi siis oleks? noh, ma ütleks, et ta on ikkagi surve. Surve on see jah. mm? -hmm. Kas, kui see surve on, et kas ta on selline, kui sa seda tunnet nüüd koged, et kui sa seda noh, sa võid silmad kinni panna, kui tahad, ja teised ka, kes sa oma tundega töötad, sa võid saada ühendust selle tundega, mis sul on. Ja Urve, kui sa saad natuke kirjeldada veel seda survetunnet, et mida sa siis tunned, et mida rohkem sa praegu seda kirjeldad mulle, seda rohkem see tunne hakkab haihtuma sul kehas.
et teised võivad ka omaette välja rääkida oma tunde, omale ise kuulad seda, sest see on kõige olulisem. ei oskagi teda kirjeldada. Ja, aga aga ta on nagu natuke juba kergemaks läinud, et noh, sest see on ei, meie ei suru nii palju. ja ma vaatan ka seda, sellepärast et meil on ühine tähelepanu sinu sellele probleemile. Nii, aga proovita ikkagi kirjeldada, kas ta on selline pehme, on ta selline pallike, milline õhupall ta siis oleks, et kui ta oleks õhupall, mis värvi õhupall ta oleks, kas on selline täispuudud õhupall või pigem selline pehmemat sorti, et hakkab juba vanaks õhupall minema. kui sa seda katsud, milline see tunne on sul kehas? no enne ma oleks öelnud, et ta oli nagu tugev, aga hetkel ma tunnen, et ta on juba pehmemaks läinud. Okei, nii et hakkab nagu kortsu minema juba. just täiega, et hoia just seda tähelepanu pealselt tunded, vaata, vau, kui huvitav, mul on sihuke õhupall siin kõhus. täitsa huvitav, et mul siin õhupall on ja lihtsalt hingaga kaasa ja tee sellega tööd siis, et tunne ja sa näed, ta muutub täiesti, ta on täiesti juba tühjaks läinud, kui mina sinu energiat tunnetan. ja ta enam ei vajuta kuskile peale, ta on niisugune jah, natuke veel on, aga ja päris ära ei ole lahtunud. nii et et silm tegelikult hakkab ka vett ajama. pisarad jooksevad, see on väga-väga hea, et ma siin nägin ka seda energiat. et las see pisar jookseb, haigutamine on kõik väga hea, et kõik haigutamine on hea, kui te haigutate ja see on väga hea, siis me praegu avame seda probleemi, on ju, nii et ta praegu vau, et nii äge, Urve, nüüd sa vaatad seda õhupalli, mis on seal juba tükk aega passinud, on ju, teed survet ja igasuguseid muid asju ja nüüd ta hakkab välja tulema. aga mis värvi see õhupall sul võiks olla, näiteks on ta selline kollane või valge või? ta oli niisugune õrnroosa. Okei, väga huvitav ja tüdrukute roosa. just. Väga hästi, nii. vaata veel seda õhupalli, et mis seal veel nagu sellist olulist on selle tunde juures? et kas tal on midagi, kas ta on selline soe või külm, pigem on ta selline, kas see tunne on selline, kas õhupall on siis selline nagu, kui sa katsud teda, kas ta on selline, kas ta on selline sammetine õhupall või pigem selline libe või milline ta võiks veel olla, mida sa saad veel kirjeldada selle õhupalliga? ei, ta ei ole sametine, ta pigem on niisugune külm ja libe ja niisugune, ei ole hea. okei, teised ka kogege seda lihtsalt ja, et kuidas teil läheb see tuute kogemine. ja lihtsalt hinga sügavalt sisse ja luba seal õhupallil lihtsalt olla seal, et me ei sunni teda minema. me ei ole nagu, see on lihtsalt nii huvitav, sihuke õhupall on su kõhus, vau, tõesti huvitav on ju. Vau, sa oskasid sihukese õhupalli endale kõhtu luua, et vau, imeline on ju. ennast läheb ka naerma praegu. jaa, väga hästi, aga igaüks ei oska kõhtu teha õhupalli, on ju. jaa, mingi anne on sul ikka, mingit kõvasti vaeva näinud, et kui sa suudad kõhtu õhupalli teha, huvitav, mida sa veel oskad teha? väga hea, lase minna. teised ka, kui sa haigutad, see on kõik väga normaalne. ja Helen, pigem nagu ohakas, okkaline kurgu, ma tunnen ka hästi kellegi kurku, et siin on mitmel inimesel ka lümfid üleval on inimestel, nii et on täiesti, lihtsalt ole praegu ja ole uudishimulik ja sa võid seda, mida rohkem, sa võid mu chati ka panna siia, et milline sinu tunne on ju, et kes teevad kaasa. mida rohkem sa seda kirjeldad, seda, et sa oled nagu mm, sa nagu jah, väga hea, et see kõik need pisarad, kõik see näitab, et see keha juba protsessib seda asja, et ta väga ilusti nüüd ta läheb. on nii väikseks läinud nagu kastanimuna. ja aga me tahame teda ikka päris ära nagu kaotada, ma saan aru, on ju, nii et püsime jaa. selles tundes kurgus nagu selline kuiv tropp oleks ja siis ära sellele, kuiv tropp ja sa võid panna sinna nagu Kerli natuke veel nagu juurde neid omadusi, kas ta on selline nätsakas või on ta paberist või on ta, mille see tropp on tehtud, on ta nagu kuivatuspaber vanasti koolivihiku vahel oli või? milline see tunne on, kuidas sul on see tunnet katsuda, kuidas sul on seda asja katsuda, mis sul seal on?
on ta selline ohakas sul kurgus, on ju. ja Helen, jah, just, et nüüd hakkasin hingama sügavamalt ja kurk muutus nagu Emajõeks, sinine ja voolav, vau. ja väga-väga hea, jah, super hästi. Emajõgi oli küll väga hall, kui ma eile käisin seal jalutamas, aga sul võib sinine olla. et, et absoluutselt sa lööd vastu sinna selle tunnete sisse, et ta on nagu lubata lihtsalt olla. me ei saada mitte midagi ära, kui sa märkad, eks ole, me hakkame asendama seda tunnetega, jah. nii, hoiame veel. natuke kahju justkui oleks seda tunnet sul ära lasta, kui ma tunnetan sinu energiaturve. et hästi kurbus on nagu seal sees, et justkui ei taha seda õhupalli nagu, et nii vaeva nähtud, et see õhupall tehtud sinna ja nüüd umbes lase minema, onju, on nii, jah? on küll kahju. kahju see õhupall ära saada, aga tegelikult jaa, et see õhupallil on olnud mingi oluline roll sinu elus, ma vaatan. nii et natuke lase tal veel olla ja siis hakkame vaatama, kui ta tõesti ära ei taha minna, mis roll tal sinu elus on sellel asjal, et sa pead niimoodi tundma, nii et absoluutselt on seal mingi oluline roll, on ju. nii, haigutused on nii sügavad, et lõualuu läheb nii lahti kui väga lahti. hästi, väga super haigutamine, mulle meeldib, nii et haiguta ilusti, luba endal see haigutus veel suuremaks minna, jah. haigutamine on väga hea asi, et kui te saate haigutada, siis kohe niimoodi liigutage. lubage, ei pea siin kohapeal istuma, sa võid ka kõigutada oma keha, sa võid liigutada, sest me vibreerime inimestena, on ju. tead, energia ei ole selline jääv, seisev, vibreeriv, ta vibreerib, liigub, on ju, jah, nii et sina võid ka rahulikult liigutada ennast ja juua vett vahepeal, on ju. siis vaatame, jah, jah, vaatame, kuhu ta siis edasi läheb, mikspärast see õhupallist sul on kahju ära minna, nii et vaatame selle asja ära, sellepärast et just ja kellelgi on siin kurgus, näed just mul kurgus ka kuidagi pundar, et ei pakuta toetust, selline seis jah nii et kes sulle peaks siis seda toetust pakkuma, jah, mõtle ka ise natukene, et ma räägin nüüd siin teistega, kes protsessivad, et sa rahulikult tee oma iga kurve protsessib, on ju. et noh, me ei saa eeldada, et meid kogu aeg toetatakse, me ei ole väiksed lapsed, on ju. ma eeldan, et siin on kõik üle 18-aastased, kes täna kõnel on ju, ehk siis täiskasvanud inimesed, on ju. jah, ise on ennast vaja toetada, on ju. jah, vaata nõus minuga. nii, kõht koriseb, jah, väga hea, Elli, toimib kõik ilusti. nii et vaatamegi siis, mis siis on, miks see õhupallike sul siis nii vajalik on ju, jah. nii, mulle tundub, et sa võid silmad lahti teha, Urve. mulle tundub, et sealt tuleb selline info nagu, et kui ma sult küsin ainult ühe küsimuse, et kuna me siin täna teeme selliseid neid modelle, sest neid modelle, nagu näed, on päris palju siin, siis mulle tundub, et sa oled hästi selline, sulle meeldib hästi olla selline saavutaja või midagi ära teha, kas see on tõsi? tahaks küll. ja kogu aeg tahaks nagu tubli olla, kas see pole mitte nii? on. on jah, ja mulle tundub ka, et see saavutamise vajadus on justkui see, et kui ma saavutan, et siis ma olen tubli, kas see on midagi sellist, mis nagu kõnetab sind? jah. jaa, hästi, et mulle tundub, et täna on siin väga palju, keda veel kõnetab see, et sul on vaja midagi saavutada, et midagi välja paista, kiitust saada nagu väljaspoolt, keda see veel kõnetab, et kas on siin veel kõne? ma arvan, et nagunii on. et sa tahad justkui silma paista, ehk siis teiste arvamus on sul oluline, nii et need, kellel on arvamus, teiste arvamus oluline, siis pane mulle 1 ja chati, et kui teiste arvamus on sulle oluline, jah. ja see võib olla sulle üllatus tegelikult, aga mul ei ole teiste arvamus oluline näiteks, üldse kohe mitte. nii et kui sul on teiste arvamus olemine, pane 1 ja kui sa tahaksid nagu silma paista ka, seda natuke selles suhtes ka, et seal on siis mingi selline osa ilmselt sinu energias, mis siis ongi see, et ma peangi saama et ma saan väljaspoolt kiitust ja
ja see on mulle nagu oluline, on ju, jah. Nii et oleksid sa, Urve, valmis sellest lahti laskma? Tegelikult küll. Jah, oleksid. Äh, aga hääles justkui oli nagu natuke kahtlus, et tegelikult, aga midagi on seal ikka head ka, kui kiidetakse. Kes meist ei tahaks kiitust? Nojah, tegelikult sa ei peaks tahtma kiitust energias. Et Aa. ja et tegelikult energia ei peaks vajama kiitust, sellepärast et sa juba oled piisav, on ju, on ju. Mhm. Me saame iseennast kiita, on ju, meil tegelikult ei ole vaja väljaspoolt tõestust. Mhm. Võib-olla jah, et see töö juures, mis ma tegin selle kutseeksami ära ja siis mulle pärast pandi nagu nuga selga, et aga mina ei öelnud sulle, et mine tee. Et see Mhm. oli täielik löök mulle. Jah, aga miks ta oli, sellepärast et seal on sul sihuke pisike õupall kõhus, kes ütleb, et kui sa oled tubli ja saavutad, et siis sa oled armastatud, vastu võetud ja siis on, oleme kõik su sõbrad. On ju, kas see kõnetab sind? Mitte 100%. Aga sinu energia räägib sellest. Ah, Okei, nii et mõnikord meil ennast ei taha ju seda kõike kuulata, on ju. aga noh, jah, ma olen ise ka seal olnud, kus ma olen hakib praegu. väga püüdlik olnud millegipärast, et välistada. Võtame siis, oota, ma avasin hakin. Ma korraks mõtlesin. Koer võtab sõna siin külje peal. Okei. Nii, aga siis võta nüüd see, nüüd kui sa nagu said aru sellest, on ju, et mis see õhupall on, proovi seda veel kogeda, seda Urve, et las see koer olla, ta tegelikult aitab sind igati, nii et loomad on meil imelised tervendajad, nii et ju ta siis tunneb, et midagi toimub, nii et lihtsalt nüüd hinga ja vaata, kas see õhupall on ikka alles sul, kui sa said aru, on ju. Et teised ka, võtke ühendust siis selle tundega, mis sul oli, on ju. Ja vaata, mis sul toimub, on ju. Ma hakkasin õhetama nüüd. No väga hea. Luba siis olla lihtsalt, on ju. See on muidugi minu arust väga kole öelda, et tegelikult ei peaks väljaspoolt keskkonnast ootama kiitust. aga nüüd aktsepteeri seda, et sa ei oota kiitust, et see. Et võta lihtsalt, teed ka, et kes siin on, et lihtsalt passivad kinni või võta hetke endale, lihtsalt hinga. Ja lihtsalt vaata, kuidas sul see muutus toimib, sellepärast et ilusti energiat jooksevad. Ja proovi, et sa ei tee mingit teist tegevust, on ju, scroll'i kuskil Facebookis praegu ja oled kohal oma kehas, et siis kui sa tahad midagi muud teha, tippida või midagi muud teha, siis see on ilmselt see, et sa tahad sellest natuke sellest tundest ära põgeneda, on ju, nii et proovi lihtsalt hingata ja mitte midagi sa tegema ei pea, lihtsalt ole kohal. ja see on täitsa okei, et sul võib-olla ärgates täna juba hommikul hakkasid protsessid käima, sest tegelikult see on selline konteiner, meil on igal kõnel on oma konteiner on ju nii-öelda. vot see konteiner igale kõnel tulevad sellised inimesed, kes peavad sinna tulema, nii et ju sina pead tulema siin tervendama seda saavutusvajadust või ma pean olema ilus, tark ja osav ja tubli, et hea tüdruk on ju või hea poiss. siis tegelikult seda ei ole vaja. elu on palju lihtsam, kui ei pea kogu aeg saavutama, olete nõus minuga? ja me töötame praegu sellise energia, mis on siis see võitja energia, on ju, ehk siis ma pean olema kiire ja tubli ja teisest parem ja ma pean justkui teenima välja oma koha maailmas ja sellega töötame, laseme toda lahti, jah. nii et ilusti kõik võite haigutada.
mis vahe on positiivsel tagasisidel või kiitusel, Marcella küsib. Ja sina, Urve, tee oma protsessi, et ma siin vastan kommentaarile nii kaua, kuni sa koged mm,. kui me nagu vajame seda kiitust, eks ole, või mingid asjad panevad meid hästi tundma, sest näiteks mingid asjad tähendavad meie kohta midagi. see on see kiitus. et alateadlikult me võime mingitele asjadele väärtust nagu omistada, onju. inimesed koguvad igasugust asju, alates kunstist kuni raamatuteni välja. mõned inimesed isegi ei loe neid raamatuid, mida nad ostavad, onju. kui tal on raamatud, siis ta tunneb ennast, et ta on selline tark inimene, onju. jah. oled nõus minuga? hästi palju nagu ikka veel see tunne on aktiivne, nii et lase tal nagu olla ja nii et luba tal olla ja koge, et tunne, mida sa koged, ta võiks olla lihtsalt nii, et sa nagu jõuad sellel tundel, lubad välja minna, sa lubad ta suuremaks minna, ta lubad tal, las ta muutub selleks draakoniks, onju, jah. ma ei ole kuulnud, et kellelgi tunne ära sööks teda, jah. nii et luba, see tunne läheb suuremaks. ja võib-olla sa, kui sa kardad seda tunnet suuremaks ja lasta, siis mõtle hästi järele, et kas keegi on sulle öelnud, et ära ole nii valju või ära karju nii kõva häälega või ole vaikselt või tüdrukud nii ei tee või see ei ole sobilik, onju. võib-olla see suuremaks seda tunnet minna. et mul päris palju lapsena öeldi mulle, et nii kõva häält ei ole vaja teha. eks ma olin paras kisakõri ka. aga jah, luba ikka ilusti endal kogeda praegu. luba tunne suuremaks minna, jah. ja kui ju silmad jooksevad pisarad, see on väga hea, see on normaalne. kui sul veel ei ole nagu tunnetega ühendust, siis sa võid nagu natuke sügavamalt hingata praegu, jah. et sa võid natuke sügavamalt hingata, et sa lihtsalt hinga sügavalt sisse. nii et sa võid mulle praegu kaasa teha, et turvasin protsessi võtta oma tempos, aga need, kellel ei ole tunne läinud aktiivselt, hingame nagu 4 korda sisse-välja, nii et hinga nagu sisse ja hinga välja. hinga sisse jälle, hinga välja. hinga jälle sisse. hinga välja. hinga veel sisse. ja nüüd hoia, tõmba nii palju õhku sisse, kui saad. hoia hinge kinni ja loe 4-ni. rahulikult. 1, 2, 3, 4 ja nüüd hinga välja. võtad see hääle, vahin ka välja hingata. nii palju, kui saad. ja nüüd hinga jälle sisse. ja nüüd peaks olema tunne sul suuremaks läinud, et anna mulle teada chatis ka, kes siin tegid, et kas sa tunne nüüd, kuidas sa tunned nüüd oma tunnet. nii, kuidas sul Urve läheb? peale seda hingamist läks natukene kergemaks, aga muidu tundus küll, et ta läks nagu kõvemaks ja suuremaks ja niisuguseks väga trimmimaks. hea, väga hea, et sa lähed ilusti suuremaks.
just ja nii, et just anna sellele tundele veel natukene väge juurde. kuidas sa saad sellele väge juurde anda või natuke ta rohkem sinust välja tuleb justkui. et sa võid isegi kujutada, Urve, kuna sina oled selline hästi selline visuaalne inimene, siis sa võid isegi kujutada justkui sul nagu läheks see justkui nagu oja jookseks sinust välja kogu see tunne, mis su sees praegu on, kogu see kurbuse tunne, mis su kõhus on, lase välja lihtsalt, jah. kujuta justkui nagu su kõhust algaks mingi oja ja see õhu lased välja nagu voolata sellel ojal nagu, las ta voolab kuskile, ma ei tea, Emajõkke või merre või kuhu iganes ookeani. luba seal lihtsalt visualiseeri ennast sellele. ja siin on ka, et on 4 tüüpi inimesi, et ma intuitiivsuse veebinaril natuke rääkisin eelmisel nädalal, et mis tüüp keegi on, et Urve on hästi visuaalne, on ju, sul tulevad pildid, eks ole, kergesti, on ju. ja et hakkan siis ennast nihutama. ja nihutab. Mhm. nii et vaata, kui sul on täiesti see nüüd see jõki ära voolad nii-öelda ja minu arust on õhupall ka ära kadunud, et kontrolli nüüd oma keha nagu just. tunnet. aga kuidas sa krooks veel käib. tunned? ja et kehal on igasugused huvitavad aistingud tõesti, need krooksud, nii-öelda šamaani krooksud, need energia vabanemised, need on väga head. pisarad on jah, väga head, külmatunne, kuumatunne, ma salli endale õlgadele, et ma tean, mul läheb varsti väga soojaks, aga kui praegu on esimesed sensid või lahti laskmist hästi palju, siis on külmatunne. kui me hakkame juba energiat tõstma, siis tuleb kuumatunne, jah. palavam Mirje kirjutab, no väga hästi, Mirje, sul juba toimib siis juba tõstmine, on ju. ja see on ka, et millal see külma ja kuuma tunne on, et kui sul on ikka mingi väga madal emotsioon sees, siis see teebki seda külma tunnet hästi palju, jah. ja kui sa oled selline, kui see kuum on sees, on ju, see energia on kõrgem, siis su väliskeskkond võib olla täiesti külm, on ju, aga sa ei tunneta seda külmana, jah. nii et luba lihtsalt endal olla ja kommenteerige chatis, meil on väga põnev ja elus chat siin kõrval, et lugege chati ja need külmatunne on seotud siis mingi energiaplokkidega, on ju, et mul oli, ma ei tea, väga mitukümmend aastat oli mul näiteks käed ja jalad külmad ja ma kogu aeg arvasin, et ma olen kalatähtkuju naine, et nendel pidigi olema külmad jalad ja kalal külmad käed. no tegelikult see ei ole tõsi, et kui ma selle kätes ja jalgades energia liigub, on täiesti kuumad käed ja jalad kogu aeg, nii et siis tuleb tegeleda nende madalate emotsioonidega, nii et sa oled õiges kohas, Kristjan. nii, kuidas sa tunned ennast praegu, Urve? kõht on kerge, kuidagi ei suru miski. okei, sa võid silmad lahti teha ja tunned nüüd seda, kui sa nagu mõtled praegusele olukorrale, kus sa praegu oled, et mis see tunne sul praegu kehas on? käed ja jalad on külmad. ja ka see tunneline kolm, et kui sa nüüd mõtled 10 palli süsteemi, tunne sul praegu on? Päris 10 ma ei ütleks veel, aga aga üle poole. väga aga see hästi. koer keeras mulle ka selja. aga tundub, et hästi, sest mul on kuidagi nagu naer tuleb peale. hästi. aga siis teeme edasi selles mõttes, et lähme siit edasi, et ma võtan sulle välja selle Glaucomi sõnumi ka, sellepärast et see on ka seotud sellega, et kuidas sa maailma näed, on ju, et nagu sa ütlesid ka, keegi sulle juba ütles selle maailma, Mhm. aga see on seotud hästi sellega, et ma julgen näha maailma sellisena, nagu ta on ju. ja ma julgen näha iseennast sellisena, nagu ma olen, et sa võid need üles endale kirjutada, et need on lihast Eestis praegu nõrgad sul. ehk siis me tahame ilustada maailma, on ju. oled sa kogenud seda, on ju? jah, et tegelikult inimesed ei ole alati nii lahked ja head ja inimesed on tihti egoistlikud, on ju, ütleks selle kohta, on ju. inimeste tagamaid me tihti ei tea, on ju.
aga see, kui sa nagu kogu aeg nagu tunned, et kõik ongi väga ilusad ja head, siis hakkab silmanägemine ära minema. aa, selge, kas see kõnetab sind? täiega. no räägi sellest natuke. Ma oma tööd teen täielikult silmadega, ma vaatan kõiki neid inimesi sellistena, nagu nad on. Ja see, see täiega kõnetab mind. praegu Et jah. ma ei võta selliseid, et noh, et kas on nüüd dementne või on jalghaige või mida iganes, lihtsalt iga inimene ongi ise oma niisuguste eriliste omadustega ja kiiksudega. jah, aga siis sa võid sellega praegu jätkata, et kui sa kirjutasid üles, et me lähme järgmise Ja. inimese juurde, järgmise protsessi juurde, see jälle on edasiminek sinu protsessist, järgmises on ka sinu protsess, nii et võta lihtsalt need asjad, ma praegu ütlesin ja võtame Mhm. teise modelli, et läheme siit edasi, on ju, oled Ait-, nõus? jah, aitäh. Mhm. ja ole hea, kirjuta mulle homme, kuidas sa ennast tunned, et mul oleks väga huvitav teada, kuidas sul Mhm. sellest tunned, eks. okei, aitäh sulle siis. nii. Võtame siis järgmise modelli, et mulle väga meeldib läbi modellide teha, on ju, kas teile ka meeldib nii, et ma muidu protsessin siin silmad kinni, on ju. on tore nagu ühendust saada siis ja tegelikult, kui keegi siin nüüd tahaks nüüd modell olla, sa tunned, et see asi sul on veel nagu protsess on sees, siis ma võtaksin hea meelega kellegi, kes tahaks veel teha, nii et ma käisin nüüd enne modelliks panid, siis sa võid absoluutselt siis panna siia chati, on ju, et siis võid panna, et kui sa tunned, et sa tahaksid edasi minna. ja küll ma tunnen ja teeme natuke veel enne, kui ma uue modelli võtan, teeme need protsessid lõpuni, mis teil veel pooleli on. et see külmatunne tähendab hästi palju, kui kellelgi on siin külmatunne, on ju. siis kellelgi on kerguselli, aitäh sulle. teeme võib-olla väikse jagamise pausi ka, sest sel ajal, kui teised veel kogevad, et siis võtame uue modelli ka, meil on ikkagi aega veel, on ju, ma loodan, et teil olete arvestanud, 9 minutit on täna. et me jõuame siin veel modelle teha ja mõnikord modell on 5 minutit, ei olegi üldse kaua, nii et vaatame lihtsalt, et kõik see energiatöö on justkui see sibula koorimine, on ju. nii et tänane teema meil on siis stress ja me võtame vastu siis 4 erinevat rolli, mida me elus mängime, on tänase kõne pealkiri. selle tsükli pealkiri üldse on 4 erinevat rolli. nii et siin tuligi juba Urvel üks roll välja, on ju. jah, meil on 4 rolli veel tegelikult tänasel kõnel, nii et see on väga huvitav, et see on minu taotlus täna, nii et meil on siin tulevad need rollid kõik välja teile, on ju, modellide kaudu, nii et see on teile endale ka selline põnev õppimiskoht. nii, aga võib-olla keegi tahab häälega jagada, et kuidas see oli tema jaoks, et kellelgi on küsimusi äkki või midagi, mis sa tahaksid, et kuna me veel protsessime siin natukene, ma natuke hoian seda energiat ka sulle, on ju, et kes siin on veel hädas omadega. et kui keegi tahab videos jagada, siis sa võid sealt ennast videost või hääle maha panna ja praegu jagada, ma natuke veel lõpetan seda. ma praegu ise enam ei räägi praegu natuke, ma natuke hoian seda ruumi nendele, kes veel kogevad. Elli, kas sa tahad jagada, sa ütlesid, et sa tunned ennast hästi. et ma julgustan hästi jagama, sellepärast et sinu enda jagamine võib kedagi protsessis praegu edasi aidata, sinu tere, taipamine. nojah, ja tšau. mul oli see, tundsin siis niisugust raskust silmades, sest mu silmanägemine on viimasel ajal nagu tunduvalt kehvemaks läinud, et ealised iseärasused ilmselt ka. ja siis mul tulid niisugused punased ringid hallide mm, kriipsudega silmade ette ja siis hakkas vaikselt siis nagu muutuma, mis protsess läks edasi, et lõpuks tuli niisugune heleroheline ilus päikseline värv silmade ette ja siis tekkis niisugune mõnus kerguse tunne, et praegu on nüüd hästi kuuma tunne. ja läheb soojaks, on ju, keha. Mhm. väga hea. et ma ka mingil eelmisel korral osalesin, olin ka modell. jah, kuidas see sulle mõjus? äh, väga mõnusalt rahustavalt, et viimasel ajal olen nagu väga rahulik oma kõikide paljude asjadega olnud. et ei ole nagu niisugust stressi, et nüüd mul on kogu aeg kiire, 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 kuigi asju on, aga mul on
märkmik, mul on kõik kellaaegade järgi kirjas, mis peab tegema, kus peab minema, et kuidagi rahulik väga hea. kiirustamine. kas see on teistmoodi kui teistel kevadel? No ma olen sinuga nii kaua siin tööd teinud, aga no võrreldes selle ajaga, kui ma veel ei teinud, et kindlasti on palju rahulikum. Et ma olen ka päris palju huvitavaid asju ja õpetusi sinu käest saanud ja meetodeid, kuidas ise oma olemist parandada jah, ja manifesteerinud ja igast asju teinud, et selle ajaga, mis ma olen nagu sinuga töötanud, on mu elu ikka, ütleme, 90% võib-olla muutunud. Kõik see julgus ja elu usaldamine, ütleme võib-olla ka, onju, et muidu kogu aeg mõtlesin, et kuidas ma saan, mis ma saan ja kõik tuleb, mis peab tulema. just. see on Et nagu liibuka oksal on ju, et ei muretse, kus ta järgmise kõhu just. Ja üks asi, mis mul veel nagu meeles on, et muidu mul oli nii, et noh, et kõik töö tuleb vastu võtta, mis nüüd tuleb, onju, siis kusagilt tuli see, et ma ei pea ära tegema kogu maailma tööd ja kui ma selle nagu endale NPA-tasin, siis peale seda on elu tunduvalt kergemaks läinud, muidu ma olin kogu aeg hästi väsinud suve lõpuks. aga nüüd on kuidagi hästi mõnus sihuke voolav kulgemine olnud, see eluke siin. ja et ei pea nagu Kogu kõiki maailma tööd ei pea ära tegema, see oli põhiline. hoolitsema, on ju. Jah. me jõudsime teise rolli juurde, nagu te märkasid, me jõudsime selle hoolitseja rolli juurde, Mhm. on ju. ma ei tea, kas siin Ja. keegi võib sättis panna, kui sa tunned, et sa oled see hoolitseja, sa oled see, kes teisi inimesi aitab, et No minul endal on see roll täiega lihtsalt, kuigi no mul on kodumajutus, et ma kogu aeg hoolitsen külaliste eest, laste eest, nad on nüüd täiskasvanud, ma olen vabaks lasknud ja siis ma olen võtnud ka endale mõned siuksed vabatahtlikud tööd lisaks veel, et jälle kellegi eest hoolitseda, et üks on mul keelesõbra programm, mida ma teen, et siis räägin muulastega eesti keelt, kes soovivad nagu õppida ja teine on mul siis eluliin, et see on siis sihuke vaimne kriisiabi, et sellel telefonil töötan siis vabatahtlikuna öösiti vahest. ja nii, et täiega hoolitseja. Jah, et mul nagu see lapsed said suureks, see hoolitsemine kadus ära ja siis mul oli nagu tekkis Mhm, vajadus, et midagi on puudu. mhm, mhm. jaa, okei, tahad sa sellega minna edasi või ma võtan teise modelli? No, me võime sellega siit praegu edasi ka minna, kui ma juba siin lobisen. ma mõtlengi, et ma võtaks su siis modelliks selle hoolitsemisega, et kui sa, Mhm. on ju. nii et ma ei tea, kas siin on teisi veel, kes siis on hoolitsejad, ehk siis hoolitsejate, ma natuke räägin natuke, mis hoolitseja roll endast on, et kes ei tea, et me anname seda, mida me kõige rohkem ise tahame. kas see kõnetab sind? Just. Okei, nii et tunne oma keha, kui sa tunned seda praegu, seda tunnet oma kehas kõige tugevamini praegu. Sabakondis. sabakont, väga hea. nii et tunneta seda tunnet, kui suur ja intensiivne see tunne on praegu 1-10, 10 on siis väga intensiivne. No see on sihuke 5, et sihuke nagu väike kõdi on seal sabakondis, mitte nagu raske ega valus. Kas see tunne hoolitseb, et sa tunneksid ennast ühenduses teistega ja armastatud? ei või jah? Ilmselt jaa. jaa, see on hea, täiega hea. väga hea. kas sul on seda tunnet vaja, et tunda ennast hoolitset, et sa saad iseenda eest hoolitseda, ennast armastada, kas see oleks piisav sinu jaoks? Mulle ikkagi meeldib, et kui teine ka natuke vahepeal minu eest hoolitseb, et kuskilt peab see ringiga lõpuks tagasi hakkama ka natuke tulema. ja teiste eest hoolitsema, aga sa peaksid enda eest hoolitsema, ma räägin seda praegu. Jah, sellega on mul raskusi. jah, ja me peame, esimene asi, kelle eest sa pead hoolitsema, oled sina ise, sinu enda tervis, sinu vaimne heaolu, sinu enda tass, on ju. et see on praegu sul tühi energias. jah, et teiste tasse sa täidad, aga endal on raske natuke praegu energias, ma lihtsalt nagu räägin, nagu ma tunnetan praegu. et kas sa oled valmis endaga ühendust saama ja ennast ise armastama natuke rohkem? Jaa, siis tunned see sabakonti, tunnet ja vaata, kas see nüüd läks ära või ta intensiivsemaks läks. läks intensiivsemaks, hakkas nagu õhetama.
ja okei, nii et lihtsalt hoia nagu tähelepanu siis sellel tundel. Tunneta, sina oled hästi tundlik, on ju, sa hästi tunnetega mängid. proovi see tunnet nagu justkui nagu see on nagu kraadiklaas, termomeeter, et proovi teda ülespoole siis tõmmata seda tunnet seal. kujuta ette, et see on justkui nagu, ma ei tea, kraadiklaas on ju. proovi seda punast seda sammast siis ülespoole viia. see on tumesinine. Okei, ta võib olla sul ükskõik mis värvi sa valid, sa võid värvi muuta igal hetkel, kasvõi neoonkollaseks on ju. nii et luba sellel, luba sellel ajal siis lihtsalt suuremaks minna, jah. ja tunned seda, kas sa oled väärt saama vastu asju, mida sa tahad. ma arvan, et olen, mul hakkas väga kuum praegu. tunned, luba endale suuremaks see tunne minna. ja tunneta, mida sa saad, võidad sellest, et sa oled hoolitseja. ma tunnen ennast hästi, kui ma teiste eest hoolitsen. just, luba see suuremaks minna, see tunne. tunned ennast nii hästi teiste eest hoolitsedes. ja mida sa võidad, et sa selles rollis oled, mida sa veel kasu siit saad selles rollis? ma ei tahagi sellest kasu saada, vaid see muudab maailma paremaks. jah, aga sa saad ka ise kasu, mis sa veel lisaks selle maailma muutmisele, mida sa isiklikku kasu saad, mida sa tunned, et see annab sulle? Armastust. armastust, jah, tubli. lihtsalt püsi sellest ja saada sellele sabakondile nüüd armastust, pane kohe tal mingi, ma ei tea, roosat, sellist Barbi roosat armastust saada talle see südamest. läks täiesti roheliseks praegu. jumala eest. jah, võid ükskõik mis värvi lasta tal seguneda, jah. et luba tal nagu suuremaks minna ja luba tal lihtsalt olla seal. kuidas sa saaksid endale rohkem armastust saata iga päev? sa ei pea välja ütlema, mõtle selle peale. lihtsalt tunneta ja püsi selles tundes nii kaua, kuni see tunne nüüd ära koged ja see ära täiesti lahtub, nii et luba seal lihtsalt nagu vaata, kuidas sa tahad seda, et see ära lahtub sul. tahad sa teda kuidagi võlukepikesega puudutada, et plahvatab, tahad sa teda kuidagi suuremaks muuta ja siis ma ei tea, muudad selle tunda näiteks liblikaks ja see lendab minema. noh, see on ilus. jah. tunne, kuidas su keha lõdvestub praegu, kas sa tunned seda praegu, Elli? jah, Mhm. juba läheb lõdvemaks, vahepeal oli päris suur pinge. ja see keha lõdvestub selles mõttes, et sa ei pea midagi tegema ega kellegi jaoks midagi olema, et armastust väärida, on ju, see on juba olemas, see armastus sinu enda sees. nii et luba endal lihtsalt lõdvestuda sellesse tundesse, sa võid nagu sült olla, nagu tarretis selline. ja see kirsitarretis. vaarikatarretis. vaarikas on veel parem muidugi. jah, et koge seda, et sa võid olla nii lörts ja võid olla täiesti ebastandardne tarretis, selline tarretise hunnik võiks öelda isegi, sa ei pea isegi ilus tarretis olema. ja tunne ja tunneta oma ilu ja väärtust praegu ja sa tunneta oma ilu ja väärtust. see ei pea isegi ilus olema, sa võid olla lihtsalt täiesti kole ja kurtsus ja krõpsus, see ei loe midagi, sa oled ikkagi armastusväärne, jah.
väga hästi, pisarad voolavad, väga hästi köhimine, väga hästi, Kristin on ka väga hea. kellelgi on peavalu. ma ütlen ka, et kui sul on peavalu, siis kindlasti joo vett, onju. miks see peavalu tuleb, see tuleb veepuudusest. mida me teeme, me praegu siin sa tead, et iga tunne on keemiline protsess, onju, mis mõne sekundi kestaks, onju, kui me seda lukku paneme, siis ta jääb sealt kauemaks ja kui me praegu vallandame neid keemilisi protsesse sinu kehas, mille tõttu sul on külm, sul on soe, sul on pisarad, sul on köha, ja siis see hakkab nagu ka levima su kehas, eks siis sa pead vett andma endale, et sul ei tuleks peavalu, onju. ma ei tea, kas kellelgi on ja juba on siin peavalud kohal, onju, siis joo vett. ja peavalu on ka see, et ta alati kaitseb millegi eest, jah. mille eest ta sind kaitseb praegu? võib-olla ma olen liiga otsekohene täna sinu jaoks. onju. võib-olla sa ei taha endale tunnistada neid asju. nii Eve kirjutab, et nina kinni ja siis jälle lahti nii mitu korda, jah. nii et kas kellelgi veel nina jookseb, jah? midagi jookseb. kõik sinu keha vedelikud, ükskõik missugusest vedelikust me räägime, kõik, mis su keha eritab, jah. sülg, veri, pisarad, tatt, röga, kõik need on see, et sul keha nagu tahab lasta minna siis, lasta välja siis mingist nutul, mida sa ei ole nutnud, on ju. ja ma arvan, et päris paljud inimesed ei nuta nii palju kui vaja, ausalt öeldes, on ju. ikka me vahel ei nuta, on ju, jah. no mina nutan siis, kui ma tahan, on ju. et nuta siis, nutta võib, on ju, ei ole nii, et oled tubli ja ei nuta, on ju. võib täitsa häälega tönnida, on ju. et see on väga kasulik, et keha peabki protsessima neid asju, et kui sa ei nuta, siis see ongi need kroonilised nohud ja õietolmuallergiad ja igasugused muud asjad, on ju. siis lihtsalt pisarad jooksevad või tuul, öeldakse, tuul on nii kõva, mul silmad kogu aeg jooksevad, on ju. ei ole tuul süüdi, sul on lihtsalt nutmata nutud. mul kõrvad sügelevad ja enne siukest silmad, no ma elan seda väga ilusti kaasa, väga tubli oled. ilusti lased tal sügeleda nendel kõrvadel siis on ju, ja lihtsalt koge seda, et vau, kui huvitav, mul kõrvad sügelevad. ma ei tea, mul ei ole vist kunagi kõrvad sügelenud, ma ei tea, mis tunne see on. aga see on päris huvitav tunne, ma arvan, kõrvad sügelevad. mul enne ma tundsin, mul hakkasid kõrvad nagu hakkasid vett jooksma kellelgi. no sellist asja ma tunnen, et mul rõhk kõrvades muutub või lähevad lukku äkki kõrvad, onju. aga sügelemist ma ise ei saa tunda kahjuks. jah. väga kõnetab see nutmata nutud, jah. ja et väga paljud, et kes ma töötan näiteks õietolmuallergiaga või mingid sellised, ma ei tea, kassi-koera allergiad, igasugused allergiad, mis tulevad, õietolm on ju, need on kõik nutmata nutud. nohu on ju, krooniline nohu. nii et need on vaja ära kogeda ja ühe protsessiga saab kogeda. mina eile sain nutta, et õnnestus väga hästi. nii väga vajasin kallistust, tegin omal ise ja ise saab kõike head teha, nii et võib pai teha endale ja kalli võib teha ja võib endale minna siin vahepeal, kuni Elli kogeb, et minna teed tegema kööki, kes tahab ja igast asju, kui sa kodu luksuses oled, sa võid igale poole minna, onju. nii, aga Elli vist on nüüd juba läbi oma protsessiga, kas sa jagad mulle, kuidas sa tundub jah, sihuke hästi mõnus on olla, et tunnen ennast väga mõnusalt oma tugitoolis, et see on ka mul üks sihuke armastuse koht. okei, väga hea. tunneta veel seda sabakonti natuke. see kadus ära, seda tunnet ei ole enam. väga hästi,
jah, väga hästi. Kuidas sul see, kui sa paned nüüd see tundele nagu noh, mis number sul enne ta oli? No, mul oli ennem 7. Ja nüüd on? Ma arvan, et sihuke 8,5 kuskil seal, et päris 10 ta ei ole, et sealkandis. Aga jah, ma tunnen päris hästi ennast. Väga hästi. No aga vaatame siis vahepeal, et kuidas sinna 10-sse saada, et võtame järgmise modelli ja lähme siit edasi, eks? Aitäh! No anna mulle ka teada, kuidas sellest tunned, eks? Okei, aitäh sulle, Elli, et said modell. Nii, aga siis natuke veel protsessime siin, kogeme. Nii, aga mul on ka nagu, ma kunagi nutsin kinos hästi ikka palju, oli mingid kurvad ja lõbusad kohad, on ju. Ma ei tea, mingid lastemultikad Disney'd Helenaga käisin. Aga siis ma nagu mõtlesin ka, et kellelt ma teeks selle protsessi ära, et kogu aeg pisarad silmas, on ju. Et ma ei tea, kas keegi tahaks siin seda protsessi lõpuni teha, et sa pead pisarad silmas olema. Helen, sa võidki olla, sina äkki pisaratega ei olnud või? Ma korraks kerin chati. Aga Helen, tule siis ekraanile, vaatame, kus sa praegu oled. Kas näete, ma panin mikrofoni ka. Jaa, hästi. Päris Ja hea. mul on hämar tuba. Okei. Pisarad nagu, pisarad natukene jutu peale hakkasid tulema, aga ma eile juba nutsin, praegu nagu õige natukene läksid silmad nii. Kas sa nagu tunned, et sa ei nuta väga tihti või? Olen ikka nutnud küll nüüd just viimastel aastatel ja kohe spetsiaalselt ja kohe hooga ja olen saanud ennast nutma ja. Okei, aga ikkagi mulle tundub see, et sul on see, et ma olen tugev naine, uskumus päris tugev. Võib-olla. Et jah, eks ta vist nii on, kui sa nii kõrvalt arvad. Et vaatame seda lähemalt natuke, mis sa arvad? No võid ju vaadata, jah, siin oli enne kõneks küll ja seos nagu tubli olemisega või. Mul vahepeal tuli see tunne siin, et mul oli see kõri ja kurgupiirkond kohakas, aga siin vahepeal ma tundsin, et mul on nagu nugakõril. Ja siis ma nagu tundsin, et töö juures täna umbes nagu eeldati, et ma teen nagu rohkem töötunde nädalas suvel, kui mina olin arvanud. Ja sellest oli nagu see tunne, et mulle pandi nugakõrile, et kas teed või sa ei saa üldse. Selles mõttes mulle tundus nagu väga sellised ebapehmed valikud, vaid et kas 0 või väga palju. Või et sa valid selle või sa, ei öeldud just, et lähed minema, aga ma nagu ise tundsin, et mulle ei antud rohkem valikut. Umbes nugakõril. Mulle tundub, me oleme jõudnud 3. rollini. 4 rolli. Mis see siis on? Mulle tundub, et sul on selline võitluslikkus. Ei ole. Keeles on see hea sõna rebel, ehk siis see, et ma olen see sõdalane natuke vahepeal. Mingi võitluse tunne. Jah, võitlus. Sõdalane. Tunned, et sa pead olema see, kes lööb rusika lauale ja ütleb, et nii, kutid, mulle enam see ei sobi või? No selles mõttes, mul kolleeg ütles ka, et kuule, võta paar päeva mõtlemisaega. Lohutas mind. Kui ülemus käis ja ütles, kas võtad kõvasti tööd või ta ei olnud nagu edasi, aga ta ütles, et meil on pakkuda kõvasti tööd. Nii on. Ja siis kolleeg ütles, mõtle siis paar päeva siis. Ja ma korraks tähtis küsin, et kas keegi veel tunneb, et tal on see rebeli energia, et võitleja sees, et siis pane mulle chati, et kui sind kõnetab, et ja tunned, et sa pead ka olema selline õiguste eest võitleja, et kellelegi tehakse vägivalda, siis sina oled kohe platsis, nii et andke mulle julgelt teada, kui sa tunned seda rebelit enda sees. Mul nagu seda ei olegi, et ma väga teiste eest võitlen, oma jõupiiri eest võitlen pigem, et mul on nagu see. Siin on neid võitleid teisigi, ütleks siis, on ju, vaatad. Aga lähme sinuga sedasi, et kui sa tunned seda, mida sa saad sellest, et sa oled, mis see sulle annab, mis sa tunnetad selle? Kui siis on nagu see saavutus, et sa nagu saavutad. Ma tihtipeale olen saavutanud, ma olen see teeraja ja siis teised naudivad veel hüvesid. Aga täna see nii ei tundunud ja täna mul on see pilt, et nugakõril, hoopis nii on täna.
Kas sa oleksid valmis seda, kui sa saaks nagu rahulikku ja tasapärast sellist rõõmsat elu elada, oled sa valmis sellest rollist loobuma? Et no kui sul hea kõik oleks väga küsimus. hästi. No selline väike magus tunne nagu tuli, et ma olen ju paar korda juba võitnud, et noh, äkki mulle sellest ka piisab. Et ma võiks jah. Et võiksid nagu rahu teha selle rolliga oma elus. No väike sihuke magus tunne tuli, mitte et ma päris kompvekki oleks näinud, aga nagu mingi šokolaadvalgus. No, väga hea. Nagu, nagu midagi magust, mis selgus, nagu tuli taustaks, et midagi magust, jah, nagu pehmet ja magust. Nii et sa tunneta, kus kohas oma kehas sa tunned seda tunnet praegu, see magus šokolaadi tunne, kus kohas sa tunned? No see on hoopis seal sinu selja taga, nii et ma ei oska oma keha kohta. Ma tunnen ikkagi see nugakõril tunnet, aga šokolaad on sinu selja taga. Okei, Mis ta minul on, see on küll hea küsimus. aga tööta sellega, et sa tunned, et minu selja taga sa tunned, et magus šokolaad, see nugakõril. Seda ma lausa näen, jah, see magus šokolaad on seal See sinu. on, võtame selle nagu see, mida sa tahad, on ju, teeme natuke. No kui ta mul on, siis läksid nagu, vaata nagu jalad niimoodi nagu põlvest ülespoole läksid soojaks praegu, nagu puusa ja põlve vahelt on nagu jalad soojenesid järsku. No, Kuidas sul siis elu oleks teistsugune, kui sul oleks siis selline see šokolaad siin minu selja taga oleks sinu reaalsust, mis see siis teistmoodi Helen oleks? Ja siis mul oleks lühemad tööpäevad, sellised 6 tundi ja ma oleks särtsu täis, mitte nagu mingid 9 tundi ja siis ma nagu vajun ära. Noh, see erinevus oleks, et ma saaks olla särtsu täis lühemat aega. Väga hea. Nii et kuidas sa ennast siis seda uut identiteeti nagu nimetad, kui sa oleksid särtsu täis ja sul oleks lühemad tööpäevad ja sa oleksid selline, missugune see uus Helen siis oleks? No mul praegu nüüd läksid juba üleni jalad soojaks, lausa kontsani välja, nüüd on nagu põlvest kontsani liikus energia, nii et jalgadesse läks soojus, ma ei tea, see on mingi ühendus maise mingi jõuga vist. Ma pean rohkem maist jõudu leidma kui taevast jõudu või noh, mingi siuke tunne vist. Mida sa saaksid selle vaba 3 tunniga siis teha iga päev? Noh, tugitoolis istuda või ujumas käia ja magada, raamatut lugeda, ennast välja lülitada intensiivsuses või noh, teha nagu vastandtegevust. Ja sa saaksid lihtsalt kulgeda, eks ole? Nojah, jah. Kas sa tunned, et see aitaks sul rohkem, et sa ei peaks vältima tagasilükkamisi nii palju? Elu lihtsalt. Keegi mulle ära ütles. Ja sa saaksid rohkem ühendusi. Kuidas see oleks su elus, et sul ei oleks nii palju äraütlemisi, aga rohkem ühendusi oleks su elus? Ma tahaks rohkem ühendusi ja ma hakkasingi kohe kolleegidega suhtlema. Üks natuke tõrkus, teine ei kirjutanud, kolmas toetas. Noh, ei oska öelda nagu. Kui oleks rohkem neid ühendusi, siis sa ei vajaks seda äralükkamist, on ju? Okei. Mul jalad läksid soojaks, praegu on juba talla ka soen. Väga hästi me tegeleme, ma siin liigutan käsi siin. Võtame siis laseme lahti selle äraütlemised, mis sa arvad sellest? Kas keegi veel tunneb, et ta saab äraütlemisi mingitelt klientidelt või kolleegidelt või suhetes? Pane mulle üks chati, kui sa tunned, et sa saad äraütlemisi, mida sa ei tahaks kogeda. Mul selle jutu peale hakkasid jälle silmad sügelema. Mul oli enne silmad, kõrvad. Tuli see sügelus silmadesse tagasi jälle. Keegi ütles enne mingi nägemise asjad olid siin kellelgi. Aga mul nagu silmade sügelus. Nii et ta lihtsalt koge seda silmade sügelust ja seda koge seda äraütlemise tunnet. Ütlevad ära, et nii, miks nad ütlevad, miks neile ei sobi midagi, et inimestele mingid asjad ei sobi, mis sa arvad, et neile sobivad. Just nagu pettumuse tunne tuleb üles, kui ma su energiat tunnen. Tegelikult ma olen ise ka vahel äraütleja rollis. Mul tuli hoopis see vastand. Kui me ütleme ära, see on väga normaalne, aga äraütlemine ei peaks tõndma sulle üles seda ära, inglise keeles on see sõna rejection, on ju, eks eemale lükkamine või et nad ei taha sõbrad olla, on ju. Et lihtsalt, kuidas sa tunned seda tunnet, et kui
kui sa nagu tunned kus kohas oma kehas sa tunned seda no tunnet? kehas mul hakkas nüüd nagu kõhupiirkonnas hakkas nagu kuidagi mulksuma või niisugused väiksed mullikesed, mitte nagu üks õhupall, vaid noh, pisikesed Jaa. sellised Ja kui väiksed see pallikesed. mulksumise tunne oleks justkui nagu mingi kujuga, kas tal on mingi kuju ka, et milline see nojah, mulk? ümarad pallikesed sellised, noh, mitte nüüd õhupall, imepisikesed õhupallikesed. Neid on kohe nagu palju seal, ma saan aru. Jaa, kuskil 8 või noh, umbes niimoodi. Väga hea, 8 pallikest. Kas neil on mingi kuju ka, on nad sellised lopergused või on need sellised kõik ei, täiesti ideaalselt ümmargused. ümmargused, ilusad? Jah. Ja ilusad, lausa hõbedast võiks öelda või noh, natuke hõbedast. Väga Natuke hõbeda ilusad. varjundiga. Ja sa oskasid siuksed pallid endale kõhtu teha, vau, ainult 8 Jah, tükki. no nad on nagu žonglöör, tead, Oi viskab jummales, seda žongleerivad trikki ka. või niimoodi, jah, teeb seda, Mm. noh, show'd sellist. Show'd teevad isegi seal kõhus, no väga hea. Jah. Nad Jaa, ringlevad. jaa, nad kogu aeg ringlevad, on ju, te lasegi rahulikult olla praegu, on ju. Eks ma ise tahan ka show'd natuke elus teha. Ka tahad show'd natuke, tahaks. No natuke jah, mingil määral ma vajan. Ja ka lubage, on ju. Jaa, nii et me laseme lahti seda äraütlemist, seda eemale tõukamist, ebaviisakat käitumist ja tõmbame ligi siis, et me teeme palju ägedaid kasulikke ühendusi. Kuidas see tundub sulle? No jalad läksid veel soojemaks. Mhm. Muud ei oska nagu praegu öelda. Ja lihtsalt luba selle Soojus soojusel nüüd üles nagu tulla oma põlvedest, säärtest, mööda üles seljast üles, kaelast üles ja kuni peani välja üles. Proovi seda nagu tõsta, et kui sa selle tähele pannud, sa saad seda tunnet, energiat hakata ise oma kehas levitama. Ma natuke õpetan sulle seda. Et luba see tunne, ükskõik mis tunnet sa kehast tuleb, me saame seda aistingut, me saame nagu mõttejõul tegelikult nihutada. Ja proovi seda soojust nagu ei tulnud, aga pea muutus nagu selliseks, nagu ma ütleks, nagu pehmeks, nagu oleks sellest vahtkummist. ja proovi ka Kummaline. seda silmaümbruse liha. Ahah, jaa. Pea on nagu pehme vahtkumm. Luba kõik siin silmaümbruse lihased, luba kõik siin mõnusasti lõdvestuda. Lihtsalt püsi selles tundes, muuda see tunne suuremaks. Tunnetega on selline huvitav asi, et tegelikult tunded on sellised aeglased, on ju. Et üks emotsioon võiks ollagi siis kuskil 90 sekundit, on ju. Et sa võiksid nagu, kui sul mingi emotsioon tuleb, lahvatab peale teinekord, ma lihtsalt räägin, et kuni siin elan kogeb neid asju. Mingi emotsioon tuleb sul peale, siis sa nagu mõtled, et see peaks nüüd 1, 2, 3 sekundiga üle minema. Siis ta ei lähe, on ju, tegelikult, on ju. Ta tegelikult, see keemiline reaktsioon kehas, kuskil 90 sekundit on selline suur keemiline reaktsioon, on ju. Kui sa seda kinni paned, siis see lihtsalt lukustub su kehasse, on ju. Et sellepärast on hea nagu lubada endal kogeda praegu ka. Ei ole kuskile kiiret siin praegu. Nii, ma korraks vaatan, nii kaua kui Helen kogeb siin seda tunnet, vaatan korraks chati. Ma siin Kerli kirjutab, et teiste eest võitleb, ise kannatab rammaris, siis mina saan hakkama, jah. Ise ka saavad hakkama, on ju, usume seda ikka, on ju. Et see on ka nagu jälle see vastuvõtmise takistus, hästi blokeering, et sa saaksid nagu midagi rohkem vastu võtta oma ellu, mida sa soovid. Jah. Ja et sa saad häid asju vastu võtta, siis keha tõmbus pingesse. Me ei pea ainult häid asju elus vastu võtma, tegelikult asjad ei ole ainult head ja halvad, et tõesti mõni halb asi võib pärast hiljem vaadates osutuda ka päris heaks asjaks. On teil kunagi juhtunud, ütle mulle jaa, jah. Et vaatad, et ma ei tea, mõtle kas või selle peale, kas tahaksid praegu koos olla oma esimese armastusega, on ju. Mina ei tahaks näiteks, jah. Et tunnen kaasa ta naisele, ütleme nii, jah. Aga tookord ma valasin ikkagi pisaraid ikka nädalaid, ma mäletan, jah.
nii et mõni asi võib olla hea, on ju, mõni võib ka halb olla, aga midagi tõi siis kaasa sinu arengu, on ju. mingi halb asi võib tuua kaasa midagi head, jah, sinu hinge arengu, on ju. mida sa pidid siis õppima sellest olukorrast? Mm. Ja lihtsalt luba endalt kogeda ja tõesti see kogemine on nagu ka selline huvitav asi, et kui me emotsioonidest räägime, siis see, sa ei tohi kunagi öelda, et mingi emotsioon on sinu oma või mingi haigus on sinu oma, sa ei tohi seda kunagi öelda, sest kõik emotsioonid ja haigused, kui sa ütled sellele, et see on minu asi, on ju, minu väike probleem või minu väike kasvaja või minu väike migreen või midagi, depressioon, mu armas depressioon, siis sa võtad selle isiklikuks, eks ole, see on siis sinu isiklik asi. tegelikult need asjad ei ole tõesti mõtet enda asjaks nagu tembeldada, on ju, nagu sa oleks 2-3-aastane, on ju, siis on see minu oma. ma kirjutasin väiksena kõikidesse raamatutesse sisse minu raamat, Heidi raamat, mitte Heidi raamat, et minu raamat, minu oma. jah, pidin peale kirjutama, sest muidu ma ei olnud kindel, et inimesed aru saavad, et need on minu asjad. jah, aga tänapäeval sa juba tead, sa oled nii kaua juba elad siin maailmas, et sa tead, et sellise haigusega inimesi on palju, sellise emotsioonidega inimesi on palju, need ei ole ainult sinu emotsioonid. Need ei ole ainult sinu probleemid, selliste probleemidega inimesi on igal sammul, kui sa natukene saad selliste inimestega kokku, kes ütlevad, jaa, ma tean täpselt, mida sa tunned. ma kogesin sellist sama, minul on sellised nipid, on ju, saad väga häid nippe siis sealt, on ju, oled kogenud, jah? seda on hea ümbritseda endale inimestega, kes on sellest läbi tulnud, on ju, sellest jamast. sest iga jama teeb tugevamaks, on ju, sa oled siis nagu ellujääja, on ju. just. nii, Helen, kuidas sul läheb, ikka kurgus on raskustunne? ei mõtle, et läksid, vaid silmad sügelevad pisut. silmad sügelevad, on ju, siis Jah. püsi selles tundes, et aktsepteerige, et need silmad sügelevad ja lihtsalt istume selles tundes natukene, aitan sul seda nagu muutuda, see silmad sügelevad. et tunneta ka ja ütle kõvasti välja ka, et need silmad sügelevad kohe nagu silmad sügelevad. luba nagu võib-olla nad tahaks natuke nutta, aga nagu ainult sügelevad. ja ükskõik, sa ei pea nagu tahtma midagi, et lihtsalt nagu aktsepteerida, et sügelevad. Nad sügelevad tegelikult sellest tihti, et nad on kuivad, on ju, et selleks on ju apteegis, et tilgad sügelevatele silmadele, sest limaskest on liiga kuiv. ehk siis kuidas sa saaksid, et sul enam ei sügele, tegelikult see tähendab seda, et su keha peaks olema, su silmad peaks olema niiskemad, on ju, on ju. nojah, no mul nüüd selle seansi käigus siin hakkas silmad ja ma kõrvad saan aru, sügelema, see nagu tuli aga ma ütlengi, et me esile. tahaksime tuua, et see sügelemine ära jääks, et need silmad läheks niiskemaks, nii et lihtsalt luba sellel olla ja luba, mis iganes su keha teeb, su kehatarkus siis protsessib seda emotsiooni, seda protsessi. luba oma kehatarkusel siis edasi toimetada. luba endal seal siis püsida. Kairitud ette, aitäh, 6-8-ni. teised juba, kes on ka siin, hakkavad läbi saama, et Helen natuke protsessib siin, sa võid ka nüüd uuesti tunnetada, et kus kohas sa praegu oma selle numbriga oled, sa võid panna mulle siia ka, mis numbrid sa kuhugi läksid, on ju. see on sulle endale ka arusaamine hea, et kus kohas sa praegu läksid oma numbriga. aga mina liitusin natuke hiljem, vaata ma täpselt ei tea nüüd seda numbri juttu, et mida ja sest sina tee rahulikult seda protsessi, ma ütlesin, -hmm. et siin algusest peale on, et nemad teavad, millest me räägime praegu. sina püsi lihtsalt nendes silmades praegu.
ja jooge vett ilusti ja sa võid paberile ka, teistele ma räägin, et võid paberile ka kirjutada endale üles, mis numbri peale sa läksid, sest tegelikult kui sa seda välja kirjutad, hästi tõesti täiesti tavalise paberi peale, printeri paber või vihik või kaustik. sa võisid nagu praegu kirjutada natuke, mis sa seal taipanud oled sellel sessioonil, et kirjuta endale nii-öelda märkmeid praegu, kui ma siin Heleniga toimetan. See reflektsioon, tagasivaatamine on hästi-hästi oluline, on ju, et seda ei saa kuidagi alahinnata. Et sa saad nagu aru, mis sa siit nagu, mis sa siin nagu nii-öelda valesti oled teinud või mõelnud, on ju, on ju. See on hästi oluline. Nii, et ma siin, täna me ei jõua enam seda 4. rolli minna, et kui keegi tunneb, et ta tahab 4. rolli minna, siis meil homme esimene modell on kohe 4. rollis. 4. roll on siis, 4. roll on siis meil homme. Nii et kui keegi tahab tulla, tunneb, et tahab veel neid asju teha, siis homme tulevad meil mitu 4. rolli esimest modelliks. mina isegi natuke imestan, et mulle see sõdalase roll sattus. mul sõbrannad vahest on öelnud, et ära ole ohvri rollis, aga näed, nüüd tuli välja, et sõdalase roll on. Me oleme neid rollides elus erinevates asjades, Mm. et see ohvri roll on ka sõdalase, see pettunud sõdalase roll natukene, Aa, et see on nagu sarnane ja see 2 otsaga mõõk nii-öelda, et nii et rahulikult koge ja ütle mulle, kui sa oled valmis, et ma enne ei taha seda kõnet lõpetada täna, kui te olete kõik pannud ära, et mis kohas sa oled, on ju. Nii, Kerli küsib, mis see 4. roll, 4. roll on haige. jah, the sick one inglise keeles, eks. nii. sealt võid silmad kinni panna enda sees ja tunnetada seda tunnet, on ju. proovi otsida jälle see Helen, see tunne üles, mis iganes su kehas on ja lihtsalt jälgi seda tunnet, vaata, mis tunne see on. mulle tundub, kui ma sinu energiat vaatan, et see on selline suur nagu kivi su energias sees. ma ei tea, kas sa tunnetad seda? ma ise tunnetasin, et see on nagu see valge plombiirjääk, mis on jah, mu võib-olla ülene ka minu valge, sa meelest. ise võid ju panna, aga ta on Aga selline, ta ei ole päris külmanud jääk, ta on ikkagi juba selline pehmem. piklik energia su sees. Piklik valge plombiirjääk pulga otsas, jah, mega suur, minu suurune. aga ma jah, ütlen, ta ei ole kivikõva külm, ta on selline, noh, natuke sulanud juba. okei. et pane kogu nagu tähelepanu selle energia ja lihtsalt koge seda praegu, jah. no nüüd tuleb välja, et see plombiir ei olegi üleni valge, seal on, ma ei tea, igas šokolaaditükke ja see pulk on seal sees ja nii et igasugust jama on seal lisaks. ja lihtsalt nagu pane justkui oma fookus, justkui sa oled nagu see, ma ei tea, tähesõdalane, sul on see, mis on need lasermõõgad, see on laservalgusmõõk, sa paned sinna peale ja see hakkab muutuma, nii et lihtsalt hoia seda peal siis seda energiat. ja kirjutab, et hoolitseja roll ja, et homme meil tuleb jah see need 4 rolli on sellised, mida me elus vahelduvalt nagu mängime, nii et need mängud on, ma arvan, kõikidele nagu tuttavad, need rollid on ju. ja see homme on see haige roll, mida me täna ei jõua teha kahjuks. ma ei ütle, et täna siin ei ole neid rollimängijaid, on küll, aga lihtsalt meil on aeg täna läbi. ja nii palju ei ole ka hea korraga teha, jah. nii et praegu on aeg läbi, haige roll on homme ja natuke on see hooldaja roll on ka selle haige rolliga nagu seotud, nii et kui sa saad, tule homme kõnele. no väga hästi, Kertil on hea järg, läks olema 7, sai peaaegu 10, väga hästi.
siis on super hea. Mis ma näin ka, kui elan siin Kogeb, siis ma näin ka, mis siis nii-öelda see self-care pärast on. Et täna oli siis selline päris intensiivne, on ju, tunnistad ka, et päris intensiivne sessioon oli. Kõik sellised soojad asjad, eks ole, et ära joo mingit külma jääka, vett või mingit alkoholi. Soe tee või ma ei tea, kakao või midagi, joo mingit sooja asja ja proovi ennast soe vann, dušš on ju, väga hea on ju. Praegu ei ole see koht, kus minna külma duši alla või jääauku on ju. see on see, kui sa keha praegu toeta, siis on ju. Kakao on hea jah. Agnes, väga hea, 8 on juba päris hea tunne. Natuke veel 10 minna. Ja see, ma ütlen ka, et sa tegid tööd selle tundega, on ju, ja see saab nüüd ainult paremaks minna, ma ütlen saladuskatte all, nii et te võite mulle homme kõik panema mu meilile replay ja ütled, hei, ma isiklikult loen kõiki oma kirju, on ju, siis vastan sulle, et kuidas sa ennast tunned siis, on ju. Eks ju. Nii et maga, uni võib olla sul sügavam täna, see on väga hea, on ju. Ja kui teil kellelgi hakkab veel nohu jooksma või midagi, siis lihtsalt anna sooja endale, eks ole. Mõnusasti sooja. Okei, Helen, aga siis kuidas sul praegu tunne on? no see oli sihuke huvitav selle tundega, ma ikka näen seda sinu pilti seal selja taga ja noh, seal on nagu 2 oksa ja see vastus on nagu 11. aga noh, samas ta võib ka 1 olla. Ja aga ma ikka nagu noh, mina ikka näen esmapilgul ei, seal teisel pool on minu jaoks joonistub välja 11. on et neid, ma ei tea, kas et kas see üldse skaalasse mahub või on see nüüd üle skaala lausa. aga noh, väga minu hästi, vastus on siiski 11. väga hästi, väga hästi. Igastahes silmad vist enam ei sügele, kui ma tunnetan. no hetkel ei sügele jah. Väga hea. Nii et samamoodi anna mulle homme teada, kuidas sa ennast tunned, on ju, kui midagi läheb hullemaks, kirjuta mulle meili, mul tulevad nad siia telefoni, kui ma just parasjagu ei maga, siis ma vaatan ka, kui kellelgi on nüüd kriitiline, on ju, et et nii paha olla ja kõik, on ju. Et siis sa võid ka kuulata, mul on see Kiire Ilumõõtuse podcast, on saade nagu mis on tervenemiskriis, on ju, et siis on sul ilmselt uskumused seotud sellega, millised muutused peavad olema, et muutused on alati halvad. No muutus on väga hea, et näed, mul siin tükk aega tõin õuest, lõikasime natuke Fortüütse põõsast väiksemaks, oli väga suureks läinud. Nüüd on mul juba varsti siin kollased õied, on ju, jah. Et muutus on ainult väga hea, on ju, muutus võib olla selline lilleline ja kerge ja roosa ja mõnus on ju nagu vahukomm, on ju, jah. Nii et ei pea olema raske nagu mingi saajalt läbikäimine, on ju. Aga siis täna lõpetame ja aitäh kõikidele modellidele ja näeme siis, kellega näeme homme, kellega näeme esmaspäeval, kellega ei näe üldse. Igastahes tore oli sinuga ja ma loodan, et sa said kasu. Tšau.